Eesti Meremuuseum saab enda kasutusse osa Naissaare kitsarööpmelisest raudteest, et saarele saaks rajada muuseum külastuskeskuse Nargen Nord. Nüüd paneme kaatrile hääled sisse ja lähme vaatame, kuhu see hoone tuleb. Naissaare põhjaosa uue muuseumi eesmärk on saares teha aastaringselt toimiv ja huvipakkuv suuremahuline turismiatraktsioon nii väliskülastajatele kui ka kohalikele. Korda saavad rannakaitsepatarei 10A hoone, endine ohvitseride kasiino ning taastatakse ka raudtee. Kindlustuste rajamine algas Naissaarel 1912. aastal. Hoone sissekäik on tänaseks aga vesine, sest paksude müüride vahel peidab end niiskus, mille tõttu seinad ka hallitavad. Suurimaks väljakutseks on Meremuuseumi juhi Urmas Treeseni sõnul hoonest just niiskuse välja saamine, et tulevikus oleks tehnoloogia abil võimalik ekspositsiooni külalistele näidata. Kuidas leida need küttelahendused, kuidas see niiskus nende ülipaksude müüride vahelt ja seest kätte saada, kuidas ta teha veekindlaks, samamoodi, et ta jääks ikkagi selliseks niisuguseks salapäraseks patareiks. Meie teekond jätkus patarei katusel. Seal asub hästi säilinud kahuritor, mida planeeritakse eksponeerida klaaskupli all, et külastajale oleks vaadeldav kogu hoone massiivsus. Treeseni hinnangul soovitakse see nii korda teha, et seda oleks võimalik tulevikus ka pöörlema panna. Ka need välisseinad on siin hästi korrodeerunud, aga siin on sedavõrd tugev, seda terase osa, et see, kui väike niisugune rooste eemaldus siin tekitada, siis see, mis alles jääb, on piisav aastakümneteks, mida eksponeerida. Mina arvan, et see on väga tore projekt. See äratab ellu selle saare, mis on siin olnud pikki aastaid unaruses. Täna oli juttu ka sellest, et rongiga veetakse inimesi. See on looduspark, see saab olema selline superprojekt selles mõttes võib-olla eeskujuks maailmale. Korda tehakse ka saare üks tähelepanu väärsemaid ehitisi, milleks on ohvitseride kasiino. Uude lahendusse planeeritakse majutusasutust koos toitlustuse ja püsiekspositsiooniga. Lisaks hoonetele saab uue ilmega kitsarööpmeline raudtee, mida hakati rajama juba 1913. aastal. Selle taastamine on atraktsiooni kasutamise seisukohalt üliolulise tähtsusega. Planeeritava raudtee peal sõidaks täiselektriline vedur kuni 5 vaguniga. Rongisõit kestaks umbes 30 minutit ja oleks osa saare külastamise elamusest, mille alguspunkt oleks sadamakai pealt, nagu see oli ka vanasti. See saaks olla selliseks uueks hingamiseks tervele saarele. See võimaldaks ilmselt meil viia täiesti uuele tasemele saare elektrivarustuse, saare side ja mis kõige olulisem, see annab meile võimaluse kaasa rääkida turismi arengutes. Kindlasti Nargen Nord eeldab ka laevaühenduse viimist täiesti uuele tasandile. Kui kõik edeneb plaanipäraselt, avaneb Nargen Nord uksed kõikidele külastajatele juba 2026. aasta suvel.